Tere hommikust! Täna siis tõepoolest hommik, vist on, mis päev täna on? Täna on pühapäev. Päevad on täiesti sassis juba omadega, mis on hästi positiivne. Nagu näha, siis hetkel ei vänta, olen hoopis laevas, sõidan Klaipedast Kiili, olen kuskil keset Läänemerd, täpselt ei teagi, kus ma olen. Internetiühendus on olematu, kõneside on läbi satelliidi ja maksab päris korraliku kopika. Aga need on kõik sellised esimese maailma probleemid, millesse ma hetkel üldse ei süübi. Aga tänane video, ilmselt juba nägite, siis eilne video viibib või viibis. See video, mida ma praegu siin salvestan, ma loodan, et selle saan ikkagi õigel ajal üles laetud. Aga võib juhtuda, et ka see viibib. Kõik sõltub sellest, kuidas ma Saksamaal oma hotellis hakkama saan ja kuidas ma väsimusega seal toime tulen. Aga kuna täna ei vänta, siis on selline hea võimalus natukene rääkida muudel teemadel ja rääkida sellisest taustapildist. Ja vastata mõnedele küsimustele, mis YouTube'is on küsitud. Nagu siin kaamerast näha on, siis tegelikult ma hetkel salvestasin, just lõpetasin infoturbe kööginurga salvestuse. Vaikselt hakkan seda siin arvutis siis kokku lõikama. Aga tulles nüüd kööginurga juurest tagasi minu matka juurde, siis Marti küsis väga hea küsimuse sellisest videotööst, et kui palju mul üldse reisipäeva jooksul aega kogu videoga seotud tööle kulub. Senini ma olen päeva lõpetanud kuskil umbes 4-5 paiku. Sellele järgneb loomulikult pesu, riiete pesu ja siis natukene söömist. Ja ma arvan, et umbes pärast seda ma siis hakkangi tegelema puhtalt videotööga. Muud nagunii tegelikult ju teha ei ole. Linna peal enam pärast sõitu käia ei viitsi. Puhkan hoopis jalga ja istun hotellis või kuskil majutuses. Ehk et videote tegemine on selline hea vaheldus. Aga nüüd küsimuse juurde tagasi, et kaua mul selleks siis aega kulub. Protsess näeb välja selline, et kõigepealt tühjendan siis mälukaardi välisele kettale. See on siuke kiire protsess, mõned minutid. Seejärel laen oma siis Garminist päevasõidu Garmin Connecti. Kui see tehtud, läheb akud laadima. DJI seadmed õnneks on sellised, mis kasutavad kiirlaadimist. Ehk et akude laadimine või sellel action kaamera aku laadimine käib tegelikult üsna ruttu. Ma arvan, et see on siuke mingi poole tunni teema üldse. Et see ei võta üldse aega ja käib kuskil taustal. Aga ühesõnaga, kui rada on Garminisse laetud, siis teen oma natukene IT-maagiat, genereerin sellest rajast valmis kaardi animatsiooni ja siis seejärel genereerin nendest videokaadritest, mis päeval tehtud said. Genereerin siis need overlaid andmetega, ehk siis jällegi paar käsku ja kõik toimub automaagiliselt. Nüüd video salvestamine päeval käib tunde järgi. Et vaatan, et ilus koht, panen kaamera lenksu peal käima, filmin või võtan lenksu pealt ära, näitan ja filmin. Et selle peale ma tegelikult ajaliselt üldse isegi ei mõtle. Aga nüüd, kui need asjad on, animatsioonid ja muud asjad on genereeritud, ma arvan, et nendega läheb kokku umbes mingi pool tunnikest. Samal ajal on videod ka arvutisse tõmmatud ja hakkan siis vaikselt Final Cutis seda videorada kokku panema. Videoraja kokkupanek koos selliste overlay'de sättimisega läheb, ma arvan, mingi tunnike, poolteist. Siis lõikan need rajad õigetesse pikkustesse, sellised 4-6 sekundit lõigud. Vaatan enam-vähem tempo ära, et kuidas sai. Vaatan, kuidas kaadrid said ja selle pealt siis otsustan, et milline tuleb see jutt ja narratiiv sinna peale. Nüüd selle jutu ettevalmistamine ja kirjutamine, kirjutan nõutsidesse valmis. See võtab, ma arvan, pool tunnikest kuni tund. Siis selle jutu salvestus, ma arvan, et mingi 15 minutit sinna otsa ja siis läheb see jutu salvestus samuti videorajale, lõikan parajaks. Ja kui see on tehtud, siis otsin sinna sobiva muusika. Muusika valik on keeruline, võtab aega. Ma arvan, et ka mingi pool tunnikest. Õnneks on mul mingi muusikavalik juba kokku korjatud, mille hulgast ma siis valin. Selline
litsentsi mitte vajav muusika YouTube'i enda kataloogist, et selle pealt siis teen nagu otsuse. Kui see on tehtud, renderdus võtab aega umbes 5-10 minutit, sõltuvalt sellest, kui pikk video on, ja siis üleslaadimine. Üleslaadimine sõltub hästi palju internetiühendusest. On päevi, kus selle üleslaadimine on võtnud aega 12 tundi, on päevi, kus üleslaadimine on võtnud aega 10 minutit, ehk siis seda nagu väga sinna sisse arvestada ei tahaks. Aga kokku ma arvan, et ma lõpetan video tegemisega õhtul kuskil 9:30 ajal, ehk et ajaliselt circa siis umbes 3-4 tundi seal suurusjärgus, ma arvan. Samal ajal saan ka perega Messengeris chatida, ehk et ei ole niimoodi 100% fokusseeritud siia videosse, vaid taustal käib ka muid tegevusi. Nüüd aga siis jätkan oma kööginurga montaažiga ja seniks aga näeme.